küsid, kus on Eesti kõige parem paik, siis vastus tuleb kohe: Põltsamaa, muud ei saagi olla. Ütleb, et Jõe kaldal võiks mööduda ta päev, seal pidavat elu olema lihtsalt kõige parem veel. Valge Ford on hoovis, ütleb paremat pole vaja, sõidab ringi uhkelt nagu oleks uus ta maja. Töötab vendi alal, päevad mööduvad nii, aga õhtul Instagramis on jälle uus pilt siin. Oi, Põltsamaa mees, süda Jõe kaldal käib, gin-toonik käes ja elu päris hea näib. Kui sõpru vaja aidata, siis telefon küll helab, aga alati leidub põhjus, miks seekord ta ei tule välja. Põltsamaa mees, Insta on ta lava, fotoka silm leiab ilu igast majast ja igast rajast. täis peaga helistab Kuule vend, mis teed? ja hommikul ei mäleta, miks ta üldse helistas veel. Üksi istub vahel, gin-toonik kõrval laual, ütleb, et nii saab maailma asjad kõige paremini paika. Kui klaase saab paar rohkem, hakkab telefon käes, kõik sõbrad saavad kõne, vahet pole, mis kell on ees. Homme lähme Jõe kaldale või teeme suuri plaane, järgmisel hommikul vastab ainult Eks kunagi vaatame. aga kui kaamera kätte saab, on mees kui kunstnik suur, iga päikeseloojang väärib tema jaoks veel uut tuuri. Kui abi vaja, hakkab vaikselt jutt Tead, Ford vajab tankimist. või mul on täna muud. Sõbrad naeravad ja löövad käega vaid, sest selline ta juba on. Ja ikka oma mees. Oi, Põltsamaa mees, süda Jõe kaldal käib, valge Fordiga sõites on ta mega rahul, näed, Insta täis on pilte ja päikeseloojanguid veel. Hingelt fotograaf, kuigi nalja saab ta pealt päris veel. Ja kui õhtu lõpeb ning telefon taas elab, tead juba ette, nüüd ta jälle sõpradele helistab. Põltsamaa jääb südamesse, ükskõik kuhu teega viib, sest tema jaoks on see maailma kõige parem paik.